Tallinn. Meie armas Eesti pealinn saab 2023. aastal Euroopa rohepealinnaks. Muidugi teame kõik, et Tallinnas on suure linna kohta palju loodust, parke, linnaruumi kohandatakse järjest rohkem masinate liiklejate heaks, propageeritakse loodust säästvat käitumist linnaruumis. Aga mida see siis tähendab, olla rohepealinn? Uurime välja. Esmalt, kuidas Tallinnast rohepealinn sai ja mis see üldse on? Euroopa roheline pealinn on Euroopa linnale antav auhind selle keskkonnahoiualaste saavutuste eest, alates 2008. aastast, kusjuures pärineb idee jalge Eestist. Tiitlit on kandnud ka näiteks Stockholm, Oslo ja Lissabon. Valimisprotsess on pikk ja keeruline. Linnad kirjutavad avalduse, kus käsitlevad keskkonnateemasid 12 erinevas kategoorias, näiteks elurikkus, õhusaaste ning mida linn nende valdkondade edendamiseks või parendamiseks teinud on. Avalduste põhjal valib žürii finalistid, kes peavad ennast esitlema ja tõestama, miks just nemad valituks osutuma peaks. Võtsime uurimise tõsiselt kätte ja käisime külas rohepealinna büroos, kus vestlesime pressiesindaja Maarja Pakatsi ning kommunikatsioonijuht Kaidi Aheriga. Et siis, miks just Tallinn? Aheri sõnul avaldasid žüriile enim muljet põhjalikult läbimõeldud strateegiad ja kavad, nagu strateegia 2035 ja Tallinna kliimakava, ning et neid tõesti teostatakse. Samuti juhib Tallinn hetkel Euroopa linnade võrgustikku Global Goals for Cities, mis tegeleb ÜRO kestliku arengu eesmärkide sidumisega linna juhtimisse. Üks oluline asi, mida tavainimene, kaasa arvatud meie, enne uurimist sassi ajasime, oli Tallinna linnavalitsuse ja rohepealinna meeskonna tegemised. Poleemikat pakkuvad rattateed, näiteks rohepealinna tehtud ei ole, tegemist on linnaplaneeringuga. Rohepealinn keskendub eelkõige tegevustele linnaruumis ja programmi plaanidele. Rohepealinn ise rattateed ja linna planeerida ei saa. Instagrami kasutajatele võib olla tuttav konto Mitte Tallinn, kelle ettepanekute ja muredega nende büroo kusjuures laias laastus nõustub. Loodetakse mingeid muutuseid ka ise aasta jooksul teha või linna poolt näha, kas lausa lõpuni viia või vähemalt alustada. Kaidi Aher tõdes ka, et üks hea asi veel rohepealinnaks saamise juures on just nende protsesside kiirenemine. Linnavalitsusel tekib justkui kohustus nende asjadega tegeleda ühes investeeringutega, muudatusi saab teha natuke kiiremas rütmis. Rohekatalüsaator. Lisaks loodetakse, et rohepealinna tegevused aitavad parandada linnavalitsuse ja elanike vahelist arutelu, suhtlust ja koostööd. Tore on näha, et linn on järjest rohkem ratta- ja jalakäija sõbralik. Linn on võtnud seisukohaks soovi seda kindlasti parandada ja planeeringutel arvestatakse inimestega. Näiteks ka teede äärde tekkinud piirdepostid. Maarja Pakats tõdes, et linnas liigeldes on palju turvalisem tunne. Räägime sellest, mis on alati Tallinnas hästi olnud. Esiteks, elurikkus. Mine metsa või sõida 15 minutit rappa linnas. Tegemist on Pääsküla rabaga, ainus raba Tallinna piirides. 4 kilomeetrit pikk mööda Pinnase ja Laugradu, millest lausa 2 kilomeetrit on laste kui erivajaduste sõbralikud. 10 meetri kõrgune vaatetorn, loodust tutvustavad infostendid, puhkealad ja piknikuplatsid on asjade hulgas, mida sealt võib leida. Lisaks on sinna lihtne ligipääs tänu tasuta parkimisele kui 18:33 liinibussidele. Pääsküla raba on nüüd ka kaitsealal, seda kaitsekorralduskava eelnõus aastateks 2022 kuni 2031. Tänu sellele kavale on hakatud üheskoos elanikega talgute korras kunagisest kuivendamisest raba taastama, mis on hea näide koostööst linna ja selle elanike vahel. Paljudes linnades sellist uksust, et ukse taga on mets või raba, tegelikult pole. Samuti on linnas palju parke, tervelt 14 K-tähega, 10 T-tähega ja 7 V-tähega ja veel palju muude algustähtedega. Teiseks, prügihunt ja superjõnes, ehk juba väiksest peale õpetatakse loodust säästma. Keskkonnateemadel on koolides ja lasteaedades suur rõhk. Küll korraldatakse ideekorjaid, koristamisi ja veel palju muud. Kolmandaks, külluslik ühistransport. TLT ehk Tallinna linnatransport ostis ettevõttelt Solaris 100 uut keskkonnasõbralikku surugaasibussi, mis hakkasid kasutusele tulema 2020. aasta augustist. Lähiaastatel on Tallinn otsustanud neid osta veelgi rohkem, kogu 350 ja 2025. aastaks välja vahetada kõik vanemad diiselbussid. Gaasibusside kõrval jäävad kasutusele ainult uusimad Euro 6 heitenormidele vastavad diiselbussid. Kokku kuulub TLT-le 530 bussi.
Tallinnal on kokku 72 bussiliini, 50 trolli ja 70 trammi, kuigi ainult umbes pooled viimastest on igapäevases kasutuses. Tulevikus on näha ka ümberkorraldusi. Trammiliin Ülemiste terminalist Vanasadamasse läks ametlikule kavandamise etapile 2021. aastal. Valmis peaks uus trammide lõik saama 2024. aasta juunis. Natukene ka rongidest. Elron opereerib elektri- ja diiselrongi alates 2013. aastast. Ühistranspordiga seonduvalt on keskkonnasäästlikel elektriautodel suur eelis. Bussirada on mõeldud ka elektriautole ja ratturile, kui liikluskorraldusvahend seda lubab, mis tähendab, et elektriauto omanikel või ratturitel on võimalik näiteks tipptundidel palju kiiremini liikuda, propageerides keskkonnasäästlikemate sõiduvahendite soetamist. Küll aga on arenguruumi, seda kestliku liikuvusega linnas ning ringmajandusega. Rohepöörde paremaks läbiviimiseks ja koordineerimiseks loodigi 2021. aasta alguses Tallinnas strateegiakeskus. Rääkides strateegiatest ja plaanidest, mida toob tulevik? Lühidalt, palju. Rohepealinna raames on tulemas pea 70 projekti, aktsiooni või sündmust. Alates lasteaiast pensionärideni korraldab Rohepealinna meeskond erinevaid asju nii, et iga Tallinna elanik omamoodi osa saaks. Võib märgata põnevat linnaruumis, osaleda konkurssidel ja veel palju muud. Loodetakse katsetada ka autovabadust, mis on hetkel läbirääkimistel. Nii nagu oli Linnaruumi festivalil 2022 suvel, kuid veidi pikemalt. Samuti jääme ootama lennukate plaanidega avaüritust, kus on lootust lausa keset Viru ringi jala ringi käia. Lõplikud plaanid jõuavad meie elanikeni eelarve lõplikul kinnitamisel. Siis saame hakata kalendrisse igasugu toredaid asju märkima. Üks erilisemaid projekte on Putukaväil, mis läheb läbi 6 erineva linnaosa. See saab alguse Koplist ja on tervelt 14 kilomeetrit pikk. Seal võib leida tolmendajatele sobivaid peenraid, rattateid, kogukonna aedu oma toidu kasvatamiseks. On palju, mida oodata. Vaadates laiemat pilti, on Rohepealinna tiitel hea võimalus ka Eestit suurema publikuni tuua. Maarja Pakats ütles toredasti, oleme muutuste level. Ehk on meil mõne aasta pärast sama mõnus linnaruumi olu kui Kopenhaagenis. Enne teemasse sukeldumist ei olnud keegi meist kuulnud paljust, mida tegelikult linnas keskkonna heaks ära tehakse. Tavainimese jaoks võivad asjad nagu Rohepealinn peitu jääda. Loodame, et meie uurimine aitas Rohepealinna ja selle olulisuse päevavalgele tuua. Ja ärge siis unustage, et rattatee kriitikaga pöörduda Tallinna linnavalitsuse, mitte Rohepealinna poole.